Juhtimisteoorias pannakse need kaks dimensiooni, spetsialisti töö, teine on siis töö inimestega sellisele huvitavale joonisele, kus siis horisontaalteljel on ülesannete keskne juhtimine, inglise keeles siis task-oriented management, ja vertikaalteljel on siis inimeste keskse või suhete keskne juhtimine, ehk siis relationship-oriented leadership. Ja nüüd juhil on võimalik opereerida siis siin 4 positsioonis või sellises juhtimislikus arhetüübis. On mingi hulk juhte, kelle tähelepanu ongi rohkem tulemustel, ülesannetel, eesmärkidel ja see inimeste pool tundub tema jaoks olevat liialt selline pehme, ebavajalik ja ta ikkagi ise usub, et need, kes tahavad, saavad hakkama. Ja seda juhti võib siis nimetada pimedaks juhiks ja mitte siis sellises anatoomilises tähenduses, aga just nimelt psühholoogilises tähenduses, et ta on väga-väga suure pime nurgaga, tal on klapid peas ja ta ei üritagi aru saada, näha suuremat pilti. Mõnikord seda juhtimist nimetatakse ka seente juhtimiseks ehk siis mushroom leadership, mille kohaselt siis on võimalik seeni kasvatada sellisel viisil, et sa võtad kastitäie šampinjone, paned nad sahvrisse, paar nädalat ootad, siis võtad välja, vaatad, mis toimub. Vaatad, mõni on üldse ära närbunud, järelikult ei saa oma tööga hakkama, mõnda tuleb siin võib-olla natukene väetise ja veega turgutada, igal juhul paned siis vett natukene, lükkad sahvri ukse kinni, 2 nädalat toimetage. Ja just nimelt see pime juht või selline võimukas ja käskiv juhtimine näeb välja umbes niimoodi, et juht on ülemus, teeb oma asju, töötajad kuskil teevad oma asju, nädalas korra on koosolek, saame kokku, raporteerime, kuidas läinud on, juht vajadusel lahendab probleeme, annab nõu, mõnikord ka võib-olla viibutab piitsa ja siis igaüks läheb oma tööd edasi tegema. Ehk siis mingisugust sellist kontakti ja mingit suhet seal tegelikult ei ole. Nüüd teine äärmus on siis meeldiv juht ja see on see juht, kes usub, et kui ma saan kõikidega väga hästi läbi, ma olen kõikide silmis populaarne ja hea ja tore inimene, ma ei võta mingisuguseid ebameeldivaid otsuseid vastu, ma ei anna kellelegi ebameeldivat kriitilisemat tagasisidet, et siis võib-olla kõik armastavad mind ja kõik tahavad koos minuga tööd teha ja nad aitavad mul need eesmärgid siis saavutada. Teatud piirini jälle on tal õigus, aga ainult nii kaua, kui see on ülejäänud meeskonnale mugav. Nii kui juht üritab mingeid muudatusi sisse viia, kus töötajad tunnevad, et see meile ei meeldi, see meile ei sobi, me ei ole kunagi niimoodi teinud ja me ei hakkagi tegema seda, siis niipea tegelikult juht tunneb vastuseisu ja kuna ta ei taha minna vastuolu ja vastuseisu oma töötajatega, siis ta pigem annab järele ja lõpuks olulisi muudatusi võib-olla ei saagi läbi viia. Ja nüüd selle meeldiva juhi sündroomi all kannatavad näiteks väga-väga paljud sellised juhid, kes on ise välja kasvanud oma meeskonna seest juhiks. Need on endised kolleegid, keegi, kellega ma juba aastaid olen siin koos töötanud, võib-olla omal ajal ise seda organisatsiooni ja juhti kirundki natukene ja nüüd ma pean olema ise see juht ja nendele minema ja samu asju ütlema ja on tohutult raske ennast seal kehtestada. 3. positsioon on siis kiretu juht, see on siis juht, kes on kaotanud võib-olla oma huvi, ambitsiooni, enesearendamise, organisatsiooni saavutuste vastu ja tegelikult tal ei ole ka erilist viitsimist nende inimestega tegelda. Ta teeb täpselt ära nii vähe kui võimalik, et lihtsalt nina vee peal oleks ja püüab siis kõik võimalikult palju ära delegeerida. Ja loomulikult kõige parem positsioon, kus olla, oleks siis tunnustav juht. See on siis juht, kes saab väga hästi oma rollist aru, et ühelt poolt oodatakse mult tulemust, ma vastutan millegi eest, aga teiselt poolt üksi ma sellega hakkama ei saa, mis tõttu ma peaksin kuidagi moodi need inimesed käivitama. Sest et see, kui nad lihtsalt tulevad ja teevad oma töö ära, et sellest ei pruugi olla piisav selleks, et mina oma eesmärgid saavutaksin. Ja nüüd selleks, et neid inimesi käivitada, selleks ma pean neid paremini mõistma. Ma pean aru saama, mis kellegi puhul see käivitav motivaator on palga kõrval. Kuni ma usun, et inimesi huvitab ainult palk, nii kaua ma tegelikult ei jõuagi nende tegelike vajaduste, probleemide ja ootusteni. Samal ajal seda positsiooni saavutada on kõige keerulisem, sellepärast, et meil kõigil on kalduvus ikka ühele või teisele poole ja seepärast ka öeldakse, et tõeline liider olla on väga-väga oluline oskus, aga samal ajal arendatav oskus, et see ei ole selline kaasasündinud võime, et kas sul on see või ei ole, aga tegelikult on ennast võimalik arendada. Ja võib-olla sellel arenguteel esimene samm ongi see, et sa kõigepealt teadvustad, kus sa ise kipud olema. Ja sa võid korraks mõelda oma igapäevase töödünaamika peale, et mille peale sul rohkem energiat kulub. Kas oma töö peale, nii-öelda selle sisulise töö peale, mida me siis nimetame spetsialisti tööks, või inimeste peale. Ja kui me räägime inimeste peale aja kulutamisest ja aja võtmisest, siis me ei räägi sellest, et te kohtute ja räägite ainult nendest tööalastest asjadest, aga sul on fookuses päriselt see inimene ise.